No nii, täna natuke hullem päev, ilus küll, aga lund tuiskab ja tuult on ka ilusti, et lumi on paksult peal nüüd järvel, aga jälle Preedikul ja tuleb uus video. Oh, kaamera on isegi jääs juba. Ei saa teda märgade kättega üldse katsuda. Nii, 2 lisaakut on kaasas, aga tund aega vist saab ainult olla. Ja varustus täiendatud ja täna siis püüab sellise asjaga nagu Trapperi mingi Saneta Simova Winter Groundbite Ready Fish Mix 2,90 hind. Et vaatab ja siis mingi ise tehtud söödalaadne asi on ka, et proovib erinevaid. Ja ega siis midagi, uuetõnged on ka osad ja kott kinni, et teisi tuiskaks. Ja siis proovibki esimese asjana kohe endale uut võiki. Taoline siis on siin siuke sinist värvi ja uus ritv on ka see. Nii. Ja vaatab. Oi. See on nüüd siis mõeldud just rohkem ahvenapüügile spetsialiseerumiseks. Ja nii õhutemperatuur on nii külm, -11 kraadi, et jäätub kohe ära. Et siin ei ole kaua aega. Ja. Nii. Ja seda lanti nii hästi enam ei tunne, aga nii midagi kas oli nüüd või, sest oli raskem tõmme ja siin ei tohiks nii väga mingit sodi põhjas olla. Jälle midagi. Vaatame. Ai, ikka on mingit sodi. No läheb tagasi. Mis täna kindlasti veel probleemiks saab, ongi see, et kõik asjalised külmuvad ära. Nii, siit ei taha kohe tulla. Proovib järgmist. Aga siuke... No jah, alles aukpuuritus ja juba läbi külmunud. Nii. Täna siuke rohkem jah, ikkagist lõbupäev ei ole, et täna üritab ikka kala ka kätte saada, sest muidu pole selle käigul eriti mõtet, sest väga halvad olud on praegu inimese jaoks. Kalast ma ei tea. Samas loodaga kohe tuuale landile siia haug nüüd külge hüppa, sest see tõmbab ju enamasti puruks need tamiilid. Trassi vahel ei ole. Pealiin otse sööda külge seotud ja nii, siit ei taha vist ka tulla. Proovib siin hetkel viimane puuritud auk, tuleb juurde puurida. 3 puuri siin katseks, et kui paks see on siis ja täna. Kuigi nii ta vist vahepeal ju pikemat aega miinuses olnud, et
keegi on siit üle käinud juba, sest jäljed on peal lumes. Et päris palju jälgi. Aga see võib olla täitsa üks inimene. Kuigi, oota. Ei, siin on ikka rohkem on neid, sest otsad jäljed ei ihti üldse. Või on kaldalt edasi mindud vahepeal. Jaa. No kas tõesti ei ole kedagi või? Ei tule jah? Ai, selle jätab korra auku ja kirjub siis kokku. No nii, aga siis proovib palja kirvuga. Muidugi unustasin jälle osta neid vastseid ja tõuke, aga see ei tohiks praegu hetkel midagi nii palju mõjutada muuta. Et vaatab, proovib palja kirvuga, puuega ja siis proovib juba söödaga, kui ei tule. Kui tuleb, siis sööta kohe ei kasuta. Nii. Et siuke uus asi. Pidake. Muidugi kindaid hetkel ikka korralik ei ole saanud. Umbkaudne sügavus paika. Väiksemad kirvud, mis ma leian, ega siukest ma ei leiagi, nagu mul ühe asjaga komplektis kaasas oli teise kirbuõngega, mis oli siis kõige väiksem kirp, mida ma poes pole üldse näinud. Ja näpud külmas juba ära. Ja hetkel siin kedagi teist peale ei paista vist. Ja. Nii, noh. Nüüd on siuke lugu, et kuna nii külm on, et kirbuga püüda väga raske, sest vahepeal peaks kindad käest ära võtma ja seda ühesõnaga täna seda söödavärki ikkagist ei tee, et kirbuga ei püüa enam, püüab ainult selle põigiga edasi, puurib mõned uued augud ja vaatab. Nii, nüüd nägin, keegi teine on ka peal veel. Aga kas ta püüab kala või teeb midagi muud, seda ei tea. Näpud on juba ära külmunud. Ei saa täna püüda. Kutsun ema järgi. Nii kaua kui tuleb, nii kaua hetkel püüan ja jääbki nii lühikeseks, sest lihtsalt liiga külm on.
näpud on väga-väga valusad. No nii, helistasin emale ära, umbes 15 minutit läheb talle, ma pean näpud kuidagi vahepeal soojaks saama ja proovin edasi püüda, et loodan, et ma selle aja sees tegelikult ka ikkagist midagigi saan. Et ei ole see talipüük üldse naljaasi. Võid ära külmuda paari hetkega, mis ma olen siin olnud. Kaamera näitas pool tundi ainult, no natuke peale 35, ma ei tea, 35 minti. Jah, tegelikult suht pool tundi. Et proovib selle ühe ahvena siis kätte saada ja siis vaadata, et siis tuleb ära minna juba. Nii, miski tonksas. Et see korra taugiraibanid ei ole. Ja landi ära sööb. Eile ostetud tutikas lant. Ei taha kohe esimesel päeval ka ilma jääda. Noh, kadus ära või? Aga Keir, Kristjan Kääri, kes teavad Keir Looduses YouTube'i kanalit, Alvari videotest on ka vahepeal näha olnud Keiri, kes siis ise on siuke survival, et loodusmees, et rohkem ma olen siuke nii ja naa, aga tundub, et rohkem nagu kalastaja. Et aga ta tahtis nüüd järgmisel vaheajal, mis tuleb veebruaris vist oli, tahtis siis minuga koos videot teha. Et siis ma arvan, me saame kokku ja teeme video, et lähme Rappa vist. Nii, siit ei taha tulla vist. Läheb edasi. Nii. Aga jah, tuleb ära osta nüüd Sippo tulemasin hoopis ja siis Sippo kätte soojendaja. Et nendega saab siis olla kauem ja -20 kraadiga ka peal. Ja muidugi korralikud jalatsid.
talvised soojad termod, võib-olla elektrilised ja veekindlad. Nii, siit ei taha ka tulla. Ja need, kes siis seda Keiri loodus YouTube'i kanalit ei tea, et võib-olla panen lingi video alla. Et ja vaadake siis sealt, uurige, mis ta on ja kommenteerige mulle video alla ka, et kas tema kanal meeldib ja kummal parem on. No nii, ja siit ka ei tule. Noh. Hetkel on ka siuke kaldapoolsemas otsas, et suht kalda ligidal. Ei viitsi kaugele peale minna, kus tuul kõvem on ja tuul tugevam. Nii. Nüüd tuli veel üks kalastaja just praegu siia peale. Tema on kindlalt kalastaja, kalastusriistad kõik kaasas. Et mõtlesin, et tööpäev ju, aga käivad ikka.
nii, ei taha tulla vist. Jah. Ja näpud on ikka väga külmunud juba. Tamiil on ka siuke juba pool jääs, et see vist on isegi kaamerast näha. Ei tule. Nii, siit ka ei tule ja mulle tuldi järgi juba. See läheb korraks alla tagasi. No. Ja täna oli siuke lühike päev, aga ilma kalata ka jällegi. Kuigi just oli suurem lootus, sest uued asjad. Aga noh, mõni päev lihtsalt on selline. Või noh, minu puhul enamus. No nii, aga ma lõpetan nüüd ka siis siit kohalt ära, et viimased asjad panen kokku veel, puuri ja tooli ja nüüd siuke asi, et subscribe, like, comment ja näeme järgmises videos, mis loodetavasti tuleb parem, aga jah, seekord siis selline video.